No nii, suurepärane. Iga pidu lõpeb alati jääkide kokkukorjamisega. Meie siis räägime meie tänase keskkonnapäeva lõpetuseks jääkidest, jääkproduktidest. Ei ole hea, vabandus. Jääkproduktidest, kõrvalproduktidest, ma tean, millist kõhinat see teatud inimestes tekitab ja ilmselt me kuuleme ka täna õige definitsiooni sellele materjalile ära. Aga kõik need, kes loodavad, et mina teile midagi uut räägin, peavad nüüd sügavalt pettuma. Et selleks, et kuulda täna natukene uut sellest vallast ja just ette vaadates võib-olla ja natukene vaagides selle üle, et mis võiks olla teisiti, kutsuksin ma nüüd siia lava peale kõigepealt Mari-Liis Ummiku Keskkonnaministeeriumist, Anti Moppeli Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist, Margus Essi Mahetootjate nõu- ja jõukojast ja Alo Keldri Eesti Energiast. Ja nii kaua, kui nüüd inimesed siia üles rivistuvad, tahaksin ma siis veel näidata seda pilti või seda kohta, et kust me tuleme. Ehk tegelikult peaks nüüd ekraanile manatama kõigepealt üks slaid, mis... jah? Nii. No, tuli. Küll mitte see. Tahaks teist näha eelmalt. Just. Et... Miks me tegelikult sellest materjali efektiivsusest ja materjalist räägime, siis uskuge mind, seda kraami on kõvasti. Me räägime aherainest ja killustikust, kus me siin näeme siis ära tegelikult potentsiaalselt seda, et iga aasta me umbes 5 miljonit tonni sellist kvaliteetset materjali toodame juurde. Ja siin on ka mõned numbrid, mis siis on kas kindlad või lootused, kuhu me võiksime neid materjale kasutada järgmise paari aasta jooksul. Ja võib-olla me saame ka mõnele numbril siin täna kinnitust. Ja teine materjal, mida meil ka siis kõvasti üle on põlevkivituhk, kus on siin näha, et keskeltläbi me tegelikult aastas suudame ringlusesse suunata tagasi umbes 2%. Ülejäänud siis täna läheb ladestamisele ja me räägime umbes suurusjärgust kuni 7 miljonit tonni. Nii et kui kõva häälega unistada, siis minule meeldiks see moment, kui meie kaevanduste elektrijaama ukse taga on saba ja me saame omale klienti valida. Täna vist kipub see asi natukene nii olema, et meie otsime ikkagi seda klienti, kellele seda müüa ja kellele seda siis tõsiselt pakkuda. Aga ma arvan, et nüüd siit edasi minnes kohe see oli nagu meie niisugune lühikene nägemus, et ma võib-olla Mari-Liisi käest küsiks kohe, et kuidas Keskkonnaministeerium seda kõike näeb ja ma tean, et ka sul on selle meie kõrvaltoode, kõrvalprodukt teema osas kindlasti oma selge seisukoht. Ja tere ka minu poolt ja täpselt nii ongi, et eks meil on natukene eesmärk on ühine, aga terminite kasutusel ja üldse, kuidas neid asju vaadata, natukene lähenemised erinevad. Keskkonnaministeerium samuti arvab, et kõiki neid tekkivaid materjale tuleks kasutada võimalikult efektiivselt. Loomulikult keskkonda silmas pidades, et me keskkonnale ikkagi kahju ei teeks, vaid pigem kasu. Aga definitsioonides siis nii palju, et jah, kuigi siin Eesti Energia tahaks vaadata neid kõiki materjale nagu vajalike materjalidena, siis paraku, mida ikka vaja ei lähe, on jäätmed. Et meil tegelikult jäätmeseaduse järgi on olemas siis jäätmed ja kõrvalsaadused. Kõrvalsaadused on väga kindlalt defineeritud asjad, mida saab siis kasutada vabamalt kui jäätmeid. Aga see ei tähenda, et jäätmeid ei saaks kasutada. Jäätmeid saab väga edukalt taaskasutada, seal on lihtsalt siis vaja vastavad keskkonnaload taodelda ja me väga toetame tegelikult jäätmete taaskasutamist samuti. Nii et selles osas me oleme vähemalt ühel meelel lihtsalt, et terminite kasutamine on meil erinev. Selge, aitäh. Ja küsiks siis võib-olla kohe edasi, et meil oli siin üks ilus number ära planeeritud juba, et Anti, mis sa arvad, kui realistlik on sellise koguse kasutamine või üldse koguse kasutamine, sest me ju põhimõtteliselt räägime Rail Balticu osas, võiks öelda, et 100. projektist Eestis. Tehnoloogiliselt ja tehniliselt on juba tõestatud, et aherainest toodetud killustik on võimalik kasutada Kukruse Jõhvi pool. Seda juba tehti Maanteeameti puhul. Maanteeamet nagu ongi tegelikult see meie partnerorganisatsioon või kelle pealt siis meie teadmised ja know-how sisse tulevad. Mahu osas
vaja minevaid mahte raudteemuldesse on tegelikult tunduvalt rohkem vaja. Muldesse endasse on natuke üle 8 miljoni kuupmeetri, kuid see tegemist on kõrgekvaliteedilise liivaga põhiliselt. Nii et kui neid numbreid vaadata, siis potentsiaal on olemas ja siis hakkavad need agad, mis on tehnilised tingimused ehk survetugevus, külmakindlus, vastupidamine välisreaktsioonidele ja selle koha pealt on meil vaja nüüd edasi minna päris suurte sammudega, aga me oleme seda juba alustanud koostöös Eesti Energiaga ja Maanteeametiga, et põhimõtteliselt toodetud killustikku kasutada muldes kõrgemates osades, nad on isoleeritud väliskeskkonna mõjutustest ja nad täidavad puhtalt mahufunktsiooni, mitte konstruktsiooni sükest kandvalt osa. Et see on võimalus. Selge. Sinna juurde tuleb muidugi logistika ja raha. Jah, nii ta on. Aga kui nüüd vaadata natukene veel edasi, et ma ei tea, kui paljud teist on näiteks näinud mõningates poodides selliseid väikeseid ämbrikesi, just ehituspoodides ämbrikesi, kus on pealkiri NFX. Sinna satub kuhugi ka peale Eesti Energia logo või olete pressist lugenud, et me oleme, eks ole, teinud sammu, et uuesti tagasi tuua see kunagine teadmine, kuidas siis põlevkivituhka kasutada põllumajanduses, happeliste pindade pinnaste neutraliseerimiseks. Et Margus, mis sa arvad, et miks see asi vahepeal varjusurmas oli ja kas näiteks selle pinnase neutraliseerimisele lisaks võiks veel kusagil põllumajanduses tuhka kasutada või siis metsanduses või et mis võiks olla see? See on väga huvitav küsimus, miks põlevkivituhk vahepeal varjusurmas on olnud. Et sellele ma ei oska vastata, aga tuleb au anda teistele firmadele, kes Kunda klinkritolmu ja kivijahu suutsid sinna asemele selle veerandsajandiga paigutada, kus aastakümneid valitses põlevkivituhk. Aga põllumehe seisukoha pealt ma pakun, et see põlevkivituhk on väga väärtuslik abiaine, millega põldusid turgutada. Aga põllumehed on sellise praktilise meelega, et eelkõige nad tegelevad tootmisega ja siis väikses mahus katsetavad. Ma pakun, et Eesti Energia ka suures mahus ikkagi toodab ja väikses mahus katsetab. Et seetõttu, et põllumajandus saaks suuremates kogustes põlevkivituhka uuesti kasutama hakata, tuleb põllumeestele väga konkreetne tehnoloogia anda, sest selle veerandsajandi jooksul on Eesti põllumajandus väga suurtes piirides ka muutunud. Aga see muldade pH reguleerimine ja põlevkivituhk ei sisalda ainult kaltsiumi, millega seda happesust mullas reguleeritakse, vaid ta sisaldab kõiki esmatasandil vajalikke elemente. Kas seal kõiki on vajalikus koguses, kas nad kõik on omavahel sobivas vahekorras, on omaette teema. Nii et ma saan aru, et lootust on. Ja nüüd siis tulles võib-olla meie enda juurde natukene tagasi, et tänase päeva jooksul on küll siit nagu erinevate küsimustega vahepeal natukene see põlevkivituha teema läbi kostunud, et kas ja miks nii palju vähem ja kas ja miks siin või seal teda ei ole kasutatud, aga Alo, mis sa selles mõttes põhimõtteliselt arvad, et mis võiksid olla need lähimad kohad, kus näiteks meie esimesed uued kasutusalad tuleksid juurde, et siit me teame, eks ole, et ehitusvaldkond ja põllumajandus peaasjalikult on, aga et kas on miskit sellist nagu meil terendamas, mida me julgeme täna ka välja öelda, et mis võiks hakata kunagi lähimas tulevikus tulema põlevkivi tuha poolt, taheraine poolt? Ja, et tere ka minu poolt, et kui põlevkivi tuhast rääkida, siis kaks põhilist suunda on, eks ehitusvaldkond ja põllumajandus, et täna on nagu niipidi, et see põllumajanduse osakaal on nagu oluliselt väiksem võrreldes ehitusega, erinevalt sellest, mis ta tegelikult neid numbreid kunagi siin ma olen nagu näinud, et need kogused vist küündisid kuskil 5 miljoni tonnini, mida siis nagu kuldaegadel põllumajanduses kasutati põlevkivituha mõttes.
täna see pilt on muidugi hoopis teine, aga ma selles mõttes selle Enefixi kohta nagu ütleks ära, et olles seal natukene selle projekti või toote arendamisega kaasas olnud, et iseenesest jah, need kogused ei ole võrreldavad, eks ole, nende suurte numbritega, aga see teadvustamine ja see töö tegelikult, mis seal taga oli, pluss siis ka selline kommertsjõupingutus, et vaadata, et kuidas ta ikkagi nagu ära tasub, et nende väikeste pakikestega see toode sinna turule viia, poodidesse viia, nagu ta täna, eks ole, saadaval on. Et see oli nagu päris suur töö, aga selle kõige suurem vili võib-olla on see, et see materjal sai tuntumaks või taastuntumaks ja nagu siin öeldud, et tal tegelikult on mitmeid häid omadusi ja see võiks luua ka selle pinnase selleks, et teda nagu siis laiemalt kasutada ja kindlasti mitte ainult Eestis, ka väljapool, aga võib-olla selle juurde me nagu tuleme hiljem tagasi, et mis need põhilised piirang on. Praegu sa, Tõnis, küsis nagu tuleviku kasutusvõimaluste kohta, aga siis, kui minna suuremate võimaluste peale, siis ütleme kindlasti, kuna seda materjali tekib nii palju ja küsimus oli siin enne, et kui hajaenergeetikaga seoses, et mis siis saab, mis on keskkonnamõju, kui kõik lähevad üle hajaenergeetikale, siis üks vastus on see, et siis meil ei ole õnneks või kahjuks enam põlevkivituhaga midagi, seda ei teki, tähendab, meil ei ole seda kuskil kasutada. Aga praktiliselt rääkides, et kindlasti kaevanduste tagasitäitmise küsimus iseenesest on praktiline ja maailmas ju tõestust leidnud rakendus. Siin varasemalt oli vist täna juttu ka, et küsimus on ju tegelikult selles, et logistika kulus ja nii-öelda majanduslikus mõistlikkuses, et tulevikku vaadates siis ma arvan, see pilt võiks olla hoopis teine, kui ühel hetkel tekib olukord, kus ütleme siis põlevkivi töötlev üksus, on ta siis õlitehas või elektrijaam, asub selle kaevanduse juures. Ja siis see pilt, täna me ju transpordime 15 või enam kilomeetrit, eks ole, seda materjali sõltub siis, kust ta parajasti tuleb, kas Estoniast või Narva karjäär on lähemal. Aga et seda pilti võib oluliselt muuta ja muu maailma praktika on nagu seda näidanud, et on tagasitäitmine on täiesti reaalne. Ja seal tuleb omakorda sääst, eks ole, põlevkivi kasutuse poole pealt, et on võimalik siis tervikud välja võtta. Ja sellised tehnoloogilised lahendused on nagu näiteks söekaevandustes maailmas käibel. Selge, nii et tõepoolest, nii nagu juba Andres hommikul ütles, see projekt ei ole kuhugi ära kadunud. Me lihtsalt teeme seda paremaks, et ta ükskord võiks nii-öelda ellu tulla. Margus, kui sa ennem ütlesid siin, et need kivijahu ja klinkrituha müüjad olid kuidagi osavamad ja paremad ja me täna ikkagi tahaksime oma põlevkivituhaga uuesti tagasi tulla ja sa ka mainisid selle juures, et see põllumees on niisugune naljakas, et talle nagu päris need tavalised metoodikad nagu hästi ei lähe peale, et kuidas nagu tema nii-öelda hinge pugeda ja näidata, et mis sina arvad, et millised võiksid olla need potentsiaalsed lahendused või need potentsiaalsed tegevused, mida me peaks tegema, et võib-olla täna sellist, mitte alati kõige parema mainega siis materjali nagu põlevkivituhka hakataks põllumeeste poolt üha rohkem seal põllu peal kasutama, et meil tekiksid need sabad. Ma pakuks, et see algus on tehtud. Et sellel aastal väga paljud põllumehed, kes enne vist ei teadnudki, et seda võiks põllu peale tuua, hakkasid järsku huvi tundma. Et põllumees on suhteliselt sellise praktilise meelega, talupoja tarkusega. Et talle võib näidata kõiki neid analüüse, et sisaldab niisugust asja ja toda ja siis põllumees küsib aga lihtsalt, et aga mis siis? Aga kuidas ta mõjub? Ja kui sellele küsimusele ei ole ette näidata konkreetseid tulemusi, esiteks kuskil teadusasutuste väikeste katsepõldude peal ja siis juba esimeste tootmispõldude peal. Kui ei ole seal praktilisi tulemusi, siis põllumees kehitab põlgu, et väga tore, et las ta siis olla edasi.
et mullas toimuvad protsessid, et need on väga keerukad ja väga lihtne on ka nii-öelda minna liiale ja sel juhul ei saada sellest ettevõetud tegemisest mitte positiivset tulemust, vaid pigem negatiivne. Et noh, tihtipeale või mitte tihtipeale, vaid on võimalus, et agarus muutub ogaruseks. Ja et kuidas ta siis jõuaks uuesti niimoodi, et see 5 miljonit tonni aastas võiks minna või? No, oleme tagasihoidlikud, ta võib ka miljonis olla, okay. Ärme lähe ahne. Okay. Et iseenesest kõik on väga lihtne. Tuleb sobitada ta kaasaegsesse nii-öelda tootmistehnoloogiasse ja kui ta annab positiivseid tulemusi, siis muutub ta igapäevaseks väga paljudel tootjatel. Ja kui on olemas positiivsed näited Eestis, siis samaaegselt võib ju alustada eksportiga välismaale. Sest me peame siin natuke mõtlema, mis on konkureerivad tooted maailmas. Et konkureerivad tooted on, kui nad on lihtsalt kivijahud, siis nad on suhteliselt aeglased toimega. Toime muutub paremaks, kui nad jahvatakse hästi peeneks. Kõik see on energiamahukas, kõik see tõstab hinda. Või siis tegelikult tõeliselt konkureerivaks tooteks muutub ta alles siis, kui kivijahu põletatakse ära nii-öelda lubjaks. Aga see on väga energiamahukas. Nii et see, milleks konkurendid peavad kulutama tohutu energia, et saada seda toodet, Eesti Energial nii-öelda kukub iseenesest sülle. Et ma nii-öelda põllumehena pakuks, et siin ei olegi vaja suurt midagi teha. Tuleb ära tõestada, et see on just see, mida põllumees vajab ja et see tuhk ei oleks kuskil kaugel Narvas, vaid jõuaks nii-öelda sinna, kuhu on vaja. Muideks sellel kevadel kõik, kes tahtsid laotada sel ajal, kui see oli võimalik ja vajalik, nad ei saanud seda. Ja kui praegu selle tolmu nii-öelda laiali puistamine on niisugune väga spetsiifiline tegevus ja nõuab eriseadmeid, siis võiks astuda järgmise sammu edasi ja siia kõrvale hakata tootma ka nii-öelda samasuguse väljanägemise, kuju ja struktuuriga toodet, nagu on ülejäänud väetised. Selge, väga head mõtted, aga kohe seal samas kõrval, Mari-Liis, kuidas see nüüd ikkagi mahub siis kogu sellesse regulatiivsesse raamistikku nüüd ära, et ega ometi iga põllumees ei pea hakkama jäätmelubamale selle pealt vormistama? Minu teada on Eesti Energial olemas keskkonnakompleksluba, mille järgi osa tuhka, mis toodetakse, on juba väetis ja seda võib tootena põllule panna. Siin oli juttu ka sellest, et seda eksportida, sellega võivad tekkida sellised natukene raskused, et meie küll näeme seda osa tuhast tootena, mis sobib põllule panemiseks. Aga kui mõned teised riigid, kuhu seda viiakse, ütleb, et oota, mis toode see teil selline on, et kui see tuleb nagu teil energia tootmisest üle jääv tuhk, et siis võib tekkida seal see seisak, et vastuvõtja võib väita, et tegemist on jäätmetega, ohtlike jäätmetega ja siis me ei saa teda eksportida näiteks Euroopa Liidust väljapoole. Aga seni, kuni me ise aktsepteerime teda tootena ja ütleme ka, kui me leiame teised riigid, kes seda samamoodi tootena aktsepteerivad, siis saaks seda ka Eestist välja viia. Kas võib-olla selle juures toimiks ka üks maagiline sõnakombinatsioon, mida täna korra on juba ka mainitud siin küll rehvidega seoses, et võib-olla mõne nagu naaberriigi kangekaelsus pehmeneks kõvasti sellega, kui siis kuidagi ka tekib siis jäätme lakkamise protseduur siis ka näiteks põlevkivituhale? Praegult siin väetise kontekstis nagu ei näegi mõtet, sellepärast et tuha puhul on tõestatud, et teda saab põllul väga edukalt kasutada, et võib-olla siin tõesti rohkem kogemused mängivad ja sellel on nagu, meie teda Eestis tunnistame ringlusse võetud materjalina ehk tootena, et siis nagu seal kontekstis nagu määruse tegemine eriti kaasa ei aitaks, et pigem on nagu selgitustöö, et kui mõni riik tahab võib-olla siis meil Keskkonnaministeeriumi või Keskkonnaameti arvamus selles kohas, siis me saame oma arvamuse öelda. Selge, selle lubaduse me võtsime ilusti üles, panime kirja. Aitäh. Anti, sa siin ennem ütlesid muidugi, et jah,
need kogused, mis me siin näitasime, et need prognoosisime, et need võiksid olla suht-koht nagu realistlikud. No sa mainisid siin ära, eks ole, 2 klassikalist nii-öelda piirajat selle juures, eks ole, raha ja logistika. Et kas ka sina näed siin veel mingisuguseid teisi teemasid näiteks, et seda asja pole ennem läbi katsetatud, ta pole mingi standardiga kaetud, me peaksime hakkama seletama, et ei ole ei 2 ega 1 küüruga kaamel ja nii edasi või... Selle standardi poole peal on, nagu te ise väga hästi teate, on see 90 mm piir sealt Euroopa Liidu poole pealt, et ta oleks nagu toode. Et ma tean, energiainimesed praegult on asunud tehnokeskusega seda asja nii-öelda korda ajama, et me teeme 0-90 mm ja järgmine fraktsioon on siis pigem kuni 300 mm, mis tegelikult meil kõrgetele tammidele sobiks. Mida suurem, seda parem. Jah, see standardi teema oleks vaja, ma saan aru, et isegi all aasta oleks võimalik see korda ajada. Põhimõtteliselt, kui see standard oleks nüüd Eesti Energial olemas, oleks siis kosilasi rohkem. Ma muidugi ei saa väita, et me seda igal pool kasutama või saame kasutada, sest põhiprojekti tegemine ei ole tegelikult veel alanud, et sealt tulenevad väga palju igasugust nõuded. Sellest me peame tegelikult nii-öelda selles design guidelines ehk siis 3 riigi ülene ehitusmanual selles kokku leppima, et kas sellist ehitustoodet saab kasutada. Ja see puudutab ka tuhka, millele te ka samuti standardit taotlete, et kui ta on nagu ehitustootena, siis Maanteeametil on, ma arvan, huvi ka meil, sest et trass läbib mitmeid, orgaanikarikkaid pinnaseid, et nendest mass stabiliseerimine näiteks või siis ka savikad pinnased, milleks see tuhk sobib, et need on siis nagu kõik nii-öelda kohapõhiselt läbi analüüsitavad kohad, et just kus see orgaanikarikas on, kas vaevandame selle välja, asendame mineraalse toormega, mis on tavaliselt liivkruus, või oleks otstarbeks näiteks stabiliseerida. Ja seal juures on siis hästi tugevad nõuded vajumitele, maantee vajumid on suured, stabiliseerimis on lubatud suhteliselt suured. Meil on praegu umbes selline standard, mitte umbes, aga ütleme kehtiva raudteestandard, kusel 200 meetrise jupi peal võib sul 6 mm vajumit olla. Üle selle sa pead kohe hakkama tegelema taastustöödega, et kiirused on suured ja ohutusklass on hästi kõrge. Nii et see tuleb kõik läbi analüüsida. Selge, ühesõnaga tööpõld on lai. On. Aga ikkagi Alokule sinu juurde ka tagasi tulles, et materjali on täna, ideid on täna, aga tundub, et kuidagi selle vankri ratta ees on ikkagi kas suurema või väiksema suurusega kivi, et mis sinu nägemuses või nagu nii-öelda Eesti Energia poolt on see nägemus, et mis see kivi on või mis on see täna see üks takistav või mitu takistavat faktorit, et tuhk ja killustik kui häätoode pole laiadesse massidesse tunginud? No neid kive vist paraku on nagu rohkem kui üks, aga esimene läbikäinud on tõesti logistika, et ma omast kogemusest tean, et ju huvilisi nii tuha aheraine vastu, aga eelkõige tuha vastu on olnud päris mitmeid, ütleme siis ka piiritagustelt objektidelt, et kus seda materjali, ütleme erinevad sadamad näiteks Soomes, kellel on siis akvatooriumi täitmise või ka tegelikult isegi puhastamise eesmärgil nagu huvi seda materjali kasutada, et esimene küsimus alati on nagu logistika ja siis käib väga nii-öelda pingsad arvutused selles mõttes, et mis see tonn ikkagi nagu maksab seal koha peal ja mis on alternatiivid. Aga ma arvan, et selle taha ta ei jääks, et see on nagu tegelikult nagu lahendatav ja sõltub ka muidugi kuhu viia, et võib-olla kui me oleks keset Euroopat, eks ole, sellise materjaliga, siis need ja selliste kogustega, et siis ma arvan, et meil tuleks palju vähem pead murda sellega, et kuhu teda siis kasutada. Ma arvan, neid kasutusvaldkondi on tegelikult väga palju, et küsimus selles, et me oleme siin natukene nurgas, kus nagu ida poole justkui ei või viia ja riikide vahel Euroopa Liidu sees on ka oma tagad kindlasti nagu igal riigil. Aga see viibki meid, nagu ma arvan, selle teise sellise kivi, komistuskivi juurde on regulatsioon. Ja mis on Euroopa Liidu ülene ja ka kohalik. Ja kolmas on siis see, et mis selle regulatsiooniga võib-olla nagu kaasas käib,
on siis ütleme arendustegevus või siis uuringud, et lihtsalt kuna alati uue materjali kasutuse võtmisel tuleb nagu tõestada ära tema nii-öelda toimivus, et siis lihtsalt see on ka päris pikk protsess, et nagu tõestada ära, et see materjal tõepoolest on nagu kuskil, kus teda varem ei ole kasutatud, ei ole tuntud, põlevkivituhk, eks ole, ei ole tuntud materjal. Et see on tegelikult kompleks, kus ütleme ideaalis peaks siis ühendama pead teaduse pool, eks ole, ametnikkond regulatsioonide poole pealt, ettevõtluspool siis ütleme oma nii-öelda majandusliku ja tehnilise know-how'ga, et kui need niimoodi tugevamalt nii-öelda need seljad kokku panna, siis ma arvan, et mitmed kivid sealt tee pealt nagu eest veerevad. Selge. Kas ma selle logistika koha pealt korra võtlaksin väikse sükse näite, et juhul kui õnnestub Tootsi tuuleparki hakata arendama ja aheraine killustikku tuleks nagu teoreetiliselt sinna transportida, siis oleks nagu case study tegelikult ka meile. Et kas see logistika toimib, mis need hinnad tegelikult kujunevad, et tegelikult on see nagu täitsa selline pilootprojekt meie suurele projektile. Selge, see on lubav. Oligi kohe siin, et jälle ei saa regulatsioonist üle ega ümber. Et mis sa arvad, Mari-Liis, et kas on midagi sellist, mida Keskkonnaministeerium saaks ka omalt poolt lisaks juurde teha, et kas siis see regulatsiooni pool läheks lihtsamaks või oleks see asi kuidagi natukene parem, et ütleks ka natukene, et siis see porgandi ja piitsa nagu vahekord läheks nagu natukene paremaks ja rohkem sinna porgandi poole äkki kuidagi? Ma arvan, et siin juba kõlasid tegelikult väga õiged mõtted, et väga suur töö on juba ära tehtud tegelikult, et kõik need uuringud ja asjad, mida on Eesti Energiaga teinud siin juba ja et vaadata, kuhu need materjalid sobivad, sellepärast, et ega siis Keskkonnaministeeriumiga üldse riigi huvi ei ole lihtsalt piiranguid seada, vaid vaadata, et asjad saaksid ikkagi õigesti kasutatud. Ja kui siin leitakse lahendused, et põlevkivituhk ja ka killustik tegelikult vastab mingitele nõuetele, mida sobib kasutada ehituses, siis tegelikult langevad sealt ära ka juba need edasised jäätmeregulatsioonid, et kui materjali me juba saame tunnistada ehitusmaterjaliks, siis sealt edasi on ta juba vastavalt siis standardinõuetele võimalik kasutada. Et see juba teeb asja, ma arvan, palju lihtsamaks. Et selles suhtes praegult täiendavaid regulatsiooni muudatusi ei oskagi nagu öelda, et kas vajadust on, et me peamegi vaatama, et see, mis juba on tehtud, et sellega edasi minna ja siis vaadata edasi, kas sealt veel on omakorda midagi täiendavalt vaja. Et selles suhtes ma arvan, et praegult on meil asjad päris kaugele juba jõudnud. Rõõm kuulda. Ja nüüd nii-öelda kohustusliku kava lõpetuse poole siis ka natukene irriteerivaid küsimusi, et Margus, sa esindad ju ka osaliselt nagu mahetootjaid ja nii edasi, et kuidas sina näed, et põlevkivituhk, kole, et kas sobib mahetoodangule kasutamiseks mahetootjale? Ma usun küll, et kui ta ei sisalda mitte midagi sellist, mis on kahjulik ja kui ta sisaldab sellist asja, mis on kasulik. Ja kui nüüd ajaloos tagasi minna, et see põlevkivi peaks nagu vetikatest olema tekkinud. Et vetikad on väga väärtuslik tooraine, nii et see põlevkivituhk on lihtsalt ühe väärtusliku tooraine teise vormi viimine. Et mis täna takistab nagu põlevkivituha kasutamist mahepõllumajanduses, on see, et Euroopa Liidus on reglementeeritud asjad, mida tohib kasutada, mida ei tohi kasutada. Ja põlevkivituhk, kuna ta on nii spetsiifiline asi ja kuna teda ei kasutanud siin pikka aega ka Eesti tavapõllumehed, siis ta ei ole seal välja valitute nimekirjas nii-öelda. Aga kuna seal välja valitute nimekirjas on puutuhk, milles see põlevkivituhk oma olemuselt ilmselt suht vähe erineb. Ja mõnes mõttes isegi puutuhast parem on, kui puutuha koostis kõigub väga suurtes piirides, siis põlevkivituhal on see suht stabiilne ja mõningaid elemente on ka põlevkivituhas rohkem kui puutuhas ja vastupidi. Et kui nii-öelda saaks selle regulatsiooni poole paika, et maheviljeluses tohiks seda kasutama hakata, siis ma usun, et Eesti maheviljelijad on valmis seda väga aktiivselt kasutama hakkama. Seda enam, et päris palju Eesti mahepinnast on sellistel pindadel, kus appesus ongi natuke liiga
liiga suur, et taimed seal vabatahtlikult kasvada väga tahaks. Sinu vastusest kõlas läbi tegelikult üks väga huvitav konstruktsioon, et võib-olla teeks kõigile nagu ettepaneku, et see osa nagu põlevkivituhast, mida hakatakse tulevikus põllumajandus kasutama, et ärme nimetame seda põlevkivituhaks, vaid miks mitte ei võiks ta ju siis olla väga kaua laagerdunud vetikate termilise töötlemise jäätmed. Termiliselt töödeldud pikaealine toode. Et tuleb ju siit niiviisi välja, eks ole. Et nüüd võib-olla veel, et noh, kui me nagu logistikast oleme rääkinud ja sa nagu Anti iseenesest ütlesid, et Tootsi oleks nagu osaliselt ka piloodiks teile, et transportida nii pika maa taha, et mina küsiks võib-olla hoopis niipidi, et siin on ikkagi nagu räägitud kaubavoogudest ja palju neid on ja kus neid on, et kas me võiksime ka näiteks tulevikus loota, et Rail Baltic on see kanal, mille kaudu meie väärttoode hakkab jõudma Euroopasse? Ta võiks täitsa olla see kanal, kui sa leiad hea operaatori, kes kaubaveduga tegeleb ja seal on üks nüanss, sul on vaja seda Ida-Virumaalt saada kusagile Muuga kanti, kus on ümberlaadimisjaam, sest standard muutub. Okay. Et see on nagu üks küsimus. Okay. Kui see on lahendatud, tõstad konteineri üle, 2 rida on kõrval, üks on 15-20, teine 14-35 standard, tõstad üle ja kui sa kliendi leiad siis ja hea operaatori ja hind on okei, siis on täiesti mõeldav, meil on pakkuda sulle teenusena 2 rada, mille läbilaskevõime on ülisuur. Selge, suurepärane. Milline ilus helge tuleb, kui meid ootab. Aga võib-olla lõpetuseks veel, et Alo, et kui unustada ära regulatsioonid ja unustada ära transport ja unustada ära kõik muu seal juures, et see võiks olla see üks niisugune crazy idee, mis lahendaks näiteks selle probleemi ära, et meie väärttoode oleks nii-öelda kohe ära tarbitud. No, ma paneks siia vastukaaluks selle Rail Balticale nagu ühe tunneliprojekti, et sinna põhja poole, et see on ka Euroopa, eks ole. Et ja noh, kui veel iseenesest Helsingi tunneli uuringu projekt vist on majandusministeeriumil täiesti töös. Et kui sinna natuke nii-öelda vinti peale keerata, et siis siin mõni aeg tagasi ju kirjutati alla üks memorandum siis ühe Ameerika ettevõttega, kes arendab tehnoloogiat, millega siis vaakumis transportida. Hyperloop on selle nimi, kus siis vaakumis toimub transport, eks ole, ja nad räägivad reisitranspordist, mitte siis nagu pelgalt kaupadest, aga noh, seal on siis niimoodi, et Tallinnast Helsingisse oleks sõit kestaks nagu 6 minutit taolises vaakumtorus, nii et noh, ütleme, kui niipidi mõtlema hakata, et esiteks on vaja see tunnel ja tehnoloogia valmis ehitada ja siis sealt edasi on ju ainult vaja peale panna ja 6 minuti pärast on kohal Helsingis. Mis ma võib-olla selles mõttes öelda tahan sellega on see, et ega ju minevikku vaadates oli siin 5 miljonit tonni, tulevikus võib igasugu visioone nagu mõelda ja futuristlikke vaateid nagu võtta, aga lõppkokkuvõttes ongi see, et ühel hetkel võivad mingid asjad väga, väga suures pildis muutuda. Ja need, mis tunduvad asjad, mis täna tunduvad nagu teostamatud või võimatud, et need võivad nagu üsna lühikese perioodiga nagu muutuda reaalsuseks. No selge ja tegelikult siia juurde täiendavalt võib-olla Alo jutul on ka see, et mis siin Veljo näitas seda ühte suurt võimas seifi, kus 500 pluss ideed on peidus või nii-öelda pandud sinna tallele, et tegelikult kindlasti on seal ka selliseid siis põlevkivituha ja aheraine kasutamise võimalusi, mis ootavad oma õiget aega ja õiget momenti. Ja kahjuks küll Adot ei ole enam siin, kes hommiku nagu korra nagu ütles, et viimase paari aasta jooksul on vähemalt 8 erinevat projekti olnud seoses põlevkivi tuhaga, et milline ta on ja mis sellega saab ja näed, et palju auru, aga ei mingisugust tulemust. Et siia tuleb kindlasti selles mõttes juurde lisada seda sama, mida ju Alo juba korra käsitles, et me räägime ikkagi tegelikult materjalist, mida peab väga põhjalikult seletama, mida peab väga põhjalikult uurima erinevates kohtades, erinevateks lahendusteks, et kui siin kostis korraga läbi see, et kui palju teadust peaks siia nagu kaasama, et selge on see, et teadus peaks olema siin nii fundamentaaluuringutega kui ka rakendusuuringutega sees
ja noh, päeva lõpetuseks lihtsalt võib-olla ongi seesama küsimus, et kuidas see nagu finantsiliselt ära jaotatakse, et kas ja kes, et kes ühelt poolt ja kes teiselt poolt, et kuidas see lahendus tuleb, aga ma arvan, et nüüd me oleme siin 30 ja natuke rohkem minutit, juba 35 minutit sellel teemal rääkinud, et ma loodan, et teil tekkis huvitavaid küsimusi. Nendele küsimustele te vastuseid praegu ei saa. Te kuulate ära ilusti moderaatori lõpusõnad ja peale seda, kui need lõpusõnad on toimunud, siis vabamas õhkkonnas on teil siiski võimalik veel kõikidel esinejatel siin nööbist kinni võtta ja nende käest neid küsimusi siis üle küsida. Aga nagu me selle 35 minuti jooksul kuulsime, et see tee, kus suunas me liigume, on õige, ilmselgelt oleme liiga kärsitud ja tahaks seda täna ja kohe saada seda tulemust, aga seda ei juhtu niiviisi. Pigem siis ma soovin meile kõiki pikka iga ja kannatust, et näha ära see kannatlikkust, et näha ära see lõppresultaat ja loomulikult siis koostöö valmidust ja ka huvi seda koostööd teha, sest nagu ma aru sain, et siin need kohad, kus me nagu ristume ja üle kattume, on hästi palju. Ja me lihtsalt ei saa ilma üksteiseta läbi igaüks oma nurgas jorisedes. Aga minu poolt ma arvan, et hetkel kõik ja ma annan härra moderaatorile sõna uuesti üle. Ehk härra ülemoderaatorile. Ja aitäh panelistidele ka loomulikult.